tuleb ruuper välja võtta. Millegi külge. Kus on luua? Viisakas, kui kohalikud kutsuks sauna päät. See on täielik loputa. Saab enda lipp ära remontida. Oi, kui tore ilm. Hommikul selle natuke veel jaks. Ei viili, pingutab. Ei jäta järgi. Natuke veel. Kui saab aku tühjaks, tehke kähku. Aga oskasid kukkuda? Kukkusid ju? Said ju hakkama kukkumisega? Midagi peale veel, vist mõtled panna. Mul on iseenesest sidet ka, aga ma nüüd sellest ei kasu midagi. Paneme lahas. Paneme lahas, jah? Põlv sirgeks. Selle pärast kukkumise tehtud lühi. Mina aitan ainult juublessi ja... Pakuti mentooliga selpakat ka, aga leidsime ilma mentoolita variandi. Milleks sulle? Kivi ära. Bla, 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 bla. Jälle kukkus ümber, jah? Vihmane on küll jäänud tahaks. Et siin tuleb täitsa suur selline vihmake. Võileivad. Vegan pasteet. No jaa. Oo. Vist ei osale selles. Viimased eest, kes ei osale. Siis tuleb teine pool ja selle paneme uuesti kinni.
te tundsite sireenist puudust ka juba? Tervist! Tore, et olete jõudnud kõik siia ja tore, et me saame alustada sõiduga, ekskursioonidega. Me jagame ennast 3-ks. Nii, kes veel ei ole jagunenud 3-ks, esimene grupp Linda Nektari oma. Tantsla Inn on siis alustanud oma tegevust 96. aasta augustis, nüüd saame 28-aastaseks. Teeme pehmet mööblit, igapäevaselt kokku on tööl 181 inimest. Läksime panka raha küsima, et seadmeid osta, pangast öeldi, et te olete liiga vaesed, et teile raha anda. Tänu nendele Soome poistele, kes siis 99. aastal meile taha tulid ja investeerisid ikka meeletult. Kuid tuleb nii Soomest kui Eestist. Olen vaadanud, mida nad siis teevad. Näete, masin võttis plaadi ise sisse, hakkab lõikama, et saate vaadata. Võib-olla mida on huvitav vaadata, võib-olla nahalõikust vaadata, see käib käsitsi. Väga hoiad siit kinni. Teeme lõpuni. Kõige paremad aastad oli aastad 21 ja 22, kui kuskil ei lastud, koroona möllas, kõik pandi koju, kõik tegid remonti, meil oli tööd, meil olid kõige ilusamad aastad müüginumbrite poolest, aga nüüd, kui Eesti riik nagu maksu tõstab, siis saage aru, inimesed panustavad leivale. Suur tänu Taimile, et ta meid vastu võttis, kui ma helistasin. Teilegi ja head reisi ja kindlasti hästi palju vihma, te ootate seda kõige. Kas siin on mingi tugevat rada või? Ja. Ühesõnaga, et Tere tulemast siis Tipikate rattamatkale, mis toimub juba 24. korda. On 5 erinevat rollilippu. Siin on niisugune infopunkti märk on peal, et ühesõnaga meie oleme infopunktid siin matkal. Enne matka on kõik nii detailselt paigas, et kõik me korraldajad teeme seda asja kaasa jalgratastele. Roheline lipp on see, et seda praeguse seisuga kannab täpselt üks inimene ja abistab meie matka siis meditsiiniküsimustes. Violetne lipp, mille peal on niisugune rajajoon ja all on kiri GPS, et seda inimest võib raja valikul usaldada. Sinine, selle inimese poole võib pöörduda, kui sul on mingi tehnomure. Korralikud tööriistavarud ja on ka varuosad on saateautodes. Tugevate grupilipp. Meil on siin teatavasti seltskond inimesi, kes bussi sõitu ei tunnista, tuli eile Tallinnast jalgratastega siia kohale. Must lipp lisaks tähendab lihtsalt seda, et ta küll teab, kuhu ta läheb, aga ta võib-olla sõidab väga kiiresti ja väga sellised radu, mis sulle ei sobi. Ma saan pakkuda erinevaid. See aasta nüüd sponsoreeris meid esimest korda, kus juures nad ise võtsid meiega ühendust, et Red Bull saateautodest jagatakse ka see aasta tasuta Red Bulli. Ja Red Bull andis meile laenas kaasa ka siukse suure Peeter 20 kõrge Red Bulli kujuga külmiku. Tänu millele need Red Bullid on meil siis autos ka külmad. Meie klubi korraldab iga nädal õhtuseid rattasõite Tallinna ümbruses ja seal on tekkinud selline ütlus rada on püha, mis siis tähistab seda, et kui üks loll on joonistanud kepsu selle raja kuskilt väga lollakast kohast läbi, siis see on püha, sellest ei saa kõrvale kalduda. Asume väntama.
teie ja eksisite ära või? Jah, täiega. Saate maitsta taruaigu napsu, taruaigu tinktuur ikkagi tõsine asi, tollega nalja teha ei tasu. Et sihukest asja teha, võetakse 80-kraadine piiritus, panen purki peenestatud taruaiku pool ja ülejäänud valan siis selle piiritusega üle ja siis hakkab see loksutamine ja raputamine ja seda ikka mitu kuud, enne kui ta valmis saab. Tarvitatakse seda ravi eesmärgil. Selle vea leiab, mille jaoks seda tarvitada igaüks ise. See siin on minu vanaisa pakktaru. Nagu kohale toodi, nii hakkas ta vett välja kookima, sai roppumoodi näelata ja käis 2 päeva silmad kinni pastinud ringi. Siis ta käis linnas ja oli saanud endale mingi mesinduse õpiku. Ja sealt ta nägi, et ahah, suitsulöötsi on vaja, sa ei tohi olla higine, sa pead kandma puhtaid riideid, jaovõret, kostüümi õmbles ise, kardina tülista jäi selle jaovõre, suitsulöötsa, ma ei tea, kas ta lasi sepal teha, suulaud käis eest ära. Mets sai kätte nii ülevalt kui ka külje pealt. Pakktaru tüüpe Läänemaalt ja saartelt. Vee võtmine käis, siit lõigati läbi, tehti ülemine pakk tühjaks ja tühi pakk pandi alla. Hakake hobuste selga ja minema, ma tulen kohe järgi. Ja siis on 4 kilti, vabandust, 4,1. Ole täpne ikkagi. Tornini saab torni. Ettevaatus koppanes, saab see nalja ära teha. Vaata, karjaaiad on tee peal koos postidel. Vaata, karujäljed. Sõidan traktoriga, sõidan rollide juurde ja vaatan, hüppad püsti, kippadi kopti sinna ida poole minema. Ja minu juures ta läks sinna naaber külla, tõmbas 4 mesilist peret laiali. No ütleme nii kaua, kui ta ei tea, mis see asitu mesi on, nii kaua ei ole probleemi. Aga nagu ta ühe korra maitsta saab, nii on bussis, toda enam ei muuda, toda ainult püssi kuul muuda. Valga venelased arvasid, et seal on meeletult rauda, ka siit rauda pätsama. Nii, üks kord ja teine kord ja ühe korra nad jäid isegi meile vahele ja nagu politseid nägid, jooksid metsa. Ühe mehe saime kätte ja tööriisad olid seal maas, näpujäljed peal, aga me tööriista marketis katsusime, ka me ei ostnud ära teda. Nemad ütlesid, jah, et me oleme siin kalal, jah, kõndisime sealt mööda, aga näed, me rauda ei pätsa. Saksapära nimi Antseni talu oli seal.
toissa maakera kungerdusi teha. Mingi päris suur grupp pani muidugi sellest teotusest mööda. Me ei olnud kardjada ka enam taga. 5 minutit kuiva oli, no see ei... See oli õige. No meid oli selline 30. Noh, nüüd vist on tagasi. Tere, minu nimi on kunstnik Navi Trõlle. Päris peened kliendid käisid ja nad arvestanud kohtuvad mingi sellise peene ja tõsiseltvõetava kunstnikuga, kes ma juhatasin ta sellesse kilekupikusse. Ilmselgelt oli pettunud ja lahkus ilma pilti ostmata. Kunstnikuks olemine see ei ole selles mõttes töö, see on eluviis. Maalimine käib niimoodi, sul on pukk, selle peale lõuend, tooli peale värvid ja siis annab tuld. Vanasõna ütleb niimoodi, et üte tööga puhkad tõsest. See on siis, et kui parasjagu viitsi maalida, siis teen skulptuuri või mutlin ja joonistan. Töötad lihtsalt nädal aega järjest nagu non-stop ja sa unustad ennast täielikult ära. Kui näiteks tuleb hoog peale, siis sa ei saa seda ära katkestada, sest et ega seda hoogu ei anta sulle niisama. See aeg-ajalt sulle antakse ja siis tuleb see võtta vastu. Varem suhtusin sellesse kuidagi üleolevamundus. Ma olen nii andekas, ma teen siis, kui ma tahan. Ei tee. Mõni aasta maalid näiteks 5 pilti kuus. Ja mõni aasta ei maaligi, ainult jood. Raamatute lugemine on tegelikult maailma kõige parem viis oma kujutlusvõimet treenida ja harjutada. Kõik algab sellest, et sa pead tegema esimese pildi. Siis teed nii palju pilte, et sellest saab teha näituse. Siis paned näituse välja, siis tulevad inimesed olnud, äge värk, oi. Noh, ja aegki kuulus. Sul pole valgeid kindaid. Jaa, aga mul on tehnoabilip. Ega mulle peale näeb, valgeid kindaid enam vähem. Saad teist korda ka veel kasutada. Ta on nüüd hästi meelelt. See on Eesti parim eetus. Oota. Pane. Mul on magusad, ma ei lihtsalt magusad tohib anda. See loom nüüd kuradi naljakas välja. Karv on ära jättes. Nüüd võiks kaasa võtta. Keegi taha. Oota. Mis on Karula kabel või? Kas see on mingi mõisahoone või kabel? Teevad ohu kindlaks, aga ei tea. On hea rada. Rada on püha. Põlesin häda midagi. Jaa, oota, ma keskendun. Kraavi ei sõida ja see on okei. See on nii. Rajad lähevad ainult paremad.
mitu aastat tagasi sattusin vist kogemata tipikate kodulehele, oi, nad sõidavad Käärikule, äge, peab vaatama, mis nad teevad. Siis mitu aastat käisin, sammu ennem seda olin näinud kuskilt mingit dokumentaali, kus sõideti üle Ameerika, äge. Ja siis sealt on see mingi pikamaa sõidu huvi tekkinud ja nii ma olen erinevatel üritustel käinud ja nii need distantsid on kogu aeg kasvanud ja minul see nii-öelda tuhin sai ka alguse selle, et ma sattusin jälgima ühte sõitu, mis on Nordkappist Tarifale, see on kuskil 7400 kilomeetrit ja siis jälgisin seda kuu aega ja siis on see, et ma tahan ka teha. Ja siis ma olen nüüd sinnapoole teel, et ma jõuaks sinna sellele üritusele ülejärgmisel aastal. Ajalooliselt hakkaski kõik suusamaratoniga pihta, nüüd täna on ju ratas jooksmine, rulluisutamine. Kas ultra teema on teil ka laua peal üldse läbi käinud? Muljetavaldav. Müts maha igal juhul. Kui ultratest rääkida ja Tartu maratoni mätta otsas, siis tegelikult selline samm on Tartu rattaralli raames 90ndate keskel kunagi tehtud, aga kahjuks see sellist suurt populaarsust ei saavutanud, et soomlasi tuli küll natukene vist 2 või 30 tükki sinna sõitma. Kuna mina pean ikkagi seda Tartu maratoni missiooni eest vedama ja meie missiooniks on võimalikult suurele laiale kandepinnale pakkuda, siis me selliste väga raskete asjade kallale ei ole läinud. Selliseid sündmusi on vaja, neid ultraid ja neid inimesi on vaja, sest need innustavad tegelikult tuhandeid. Kas seda klubi Tartu maratoni nähakse kui võimalusena just, et ta toob tegevust, elu siia või on ta vahest ka nagu nuhtlus? Tahetakse nagu nautida seda turismitulu, rääkimata siin näiteks Tartu maratoni suusarajast, mis siis kogu talveperioodis tasuta suusatatav. Tegelikult on nagu 2 omavalitsust, kelle toetus on tõsiselt tuntav. Tartu linn, Elva vald. Kas Eestis rattateede taristu on okei ja kas kohalike inimeste toetus on olemas sinu tegevusele? Ma töötan Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametis rattateede kavandamise juhina, siis mul on väga palju kokkupuudet selle rattateede kvaliteediga Tallinnas ja Eestis ja seekord ümber Läänemeres mulle Poola oli positiivne üllatus. Teed olid täitsa okei ja autojuhid olid uskumatult viisakad. Taanis on, kõik on väga hästi. Siis Rootsis on ka pigem nagu midagi on tehtud ja siis Soome on selline koht, kus on vist väga nagu pidevalt tehtud midagi. Aga samas on, vähemalt mind väga palju häirib, ma olen seal üsna palju sõitnud, et need on võib-olla kuskil 20-30 aastat tagasi tehtud, siis need ei ole kunagi remonditud enam. Kui ma juba siin räägin, kus ei tasu sõita, siis Iklast Riiga mööda suurt maad, seda E67. Ärge palgu minge, et kui te kaalute, siis võite mulga ühendust võtta, ma ostan teile bussipileti. Aga ise olin ma piisavalt rumal, et ma sinna läksin ja sain oma õppetunni kohe kiiresti. Rekkad lükkasid mind teelt välja tuulega. Tahaksime väga olla võimalikult nagu keskkonnasäästlikud ja olemegi olnud. Meid on sundinud tegelikult vaesus lihtsalt selleks. Asjade korduv kasutamine, millest nüüd kõik räägivad, et see on nagu võtmesõna, see on paratamatus olnud Tartu maratoni 25 aasta jooksul. Mul oli väga hea meel täna ühel mehel näha siin ühte suuremat patu asja, mis Tartu maraton on jaganud, kilekotti. Aga see kilekott oli kollane Tartu maratoni suur pakikott. Kui seda ühte kilekotti kasutatakse 20 aastat, siis see on ülimalt roheline toode, kui veel saab olla. Ma julgeks öelda, et klubi Tartu maraton on parim maratonide sari Eestis, samamoodi nagu tipikate rattamatkaklubi on parim rattamatkaklubi Eestis, et samamoodi see korraldustase on mõlemal omas nišis tõesti parim. Ja tänud kõigile kuulamast ja nautige sauna. Ja aitäh kuulamast! Kuna kõnnad siin karja
jaa, tahan proovida jooki, mis purjuseb päeva, ei mõtle, et täis tahaks juua. Tahan tunda, kas tõesti ju surina, et sellele võiks tuua. Ma võtsin viina, kui sa tead, kus on su piir, et välja end vead. Tüüdjaks nüüd ma jään, kui palli kätes, kuuma päikese eest maa, korraks peitub kuuma päikese eest, merre sukeldub. Vangitornis aegu liiga voota, nägi astmed tulemas seal mööda mereranda. Armas joola, kallis joola, lunasta mind välja, sul on kaudel suured sõbrad, vanenemad vanti. Armas joola, kallis joola, lunasta mind välja, sul on palju rolle, palju vanenemad vanti. Armas karus, kallis karus, teile saame aita. Võtta kasvõi välja, meil on ikka ei saa vabariigi parim muid, meil on kõigil niivõrd kaunid näod. Silver, kus on sinu kullamäe, merepõhja varamaa koos laevaga. Silver, kus on sinu julged teod, merepõhja koos maa koos laevaga. Sina veel kõrtsu laua taga, piigad põlvedel oma viimseid päevi maga. Aga tulge hommikusöögile, hommikusöök on olemas, laud on kaetud, kõike on rikkalikult.
eriti efektne on, kui sa ümber kukud. Ahaa, saab niimoodi, jah? See on suht kõva põhjaga, siin ei ole hullu. Aga et siis vabastage teine kallas, et seal toppama ja... Tulge vasakusse äärde parem. Siit sõidetakse läbi. See on kõva põhjaga. Vasakule. Oskab putka. Tuli ära. Sa ei ole ainus, kes jala vette pani. Aga ainult üks jalg. kaardi pealt välja, kus tule siit poolt rohkem, siit poole. Mis see mis aitäh! seal on sügav. Anna mulle käsi. Marit, kas see on vesi võimlemine? See läheb vist aina sügavamaks. Saan ise hakkama. Suur naine, täiskasvanud naine. Ei ole mingi laps. See on nüüd lõgis modus ikka olema, see on Eesti ainus lõgi. Annab konda. Olge vait, ma kardan usse. Lähme ringiga. Ei pane jalga maha, tule, pane nii. Pane nii. Aga ma ei pannud jalga maha kardan. Kuhugi pannud. Ei ulatanud. Sai kuivalt läbi. Eks ole. Aga välja ei visatud matkalt. Jaa, ilmselt ka. novembril alustab Punaarmee Nõukogude Venemaa rünnakud Eesti vastu. Väga kiirelt Punaarmee jõuab 20 kilomeetri kaugusele Tallinnasse. Ligi pool Eestit on ära võetud.
Siia oli konvoeeritud tuhanded naissunnitöölised Venemaalt. Sõjavangidele kehtisid eriti karmid reeglid. Hommikul kell 6 aeti neid kaevetöödele. Päeval süüa ei antud, juu anti. Õhtul kell 11 toodi laagrisse tagasi. Süüa said need, kellel oli päevanorm täidetud. Kõht otsustas, kas ma ehitan, kaevan vastasele või kaeva. Täna jonnin, täna mängin kangelast, aga homme ütleb kõht juba midagi muud. Siin üleval on ideaalne liiv. Nii, siit nüüd kuskil 50 meetrit allapoole on sihukene blink, sinine potisavi, et sinna ei hakka ei kirka ega kanka. Selle mehe kõht oli siis otsustatud. Punaarmee hakkab meeletult praktiliselt 7x24 rütmis üle jõe saatma erineva suurusega üksuseid. Kõik nad ka jõkke uputatakse. Jõgi iseenesest on kuskil 3 meetrit suvisel ajal sügav, erineva laiusega, väga kiire vooluga. Vene sõduritel olevat olnud üldse 23% isikkoosseisust, kes oskas ujuda. Kõik Punaarmee sõdurid, ohvitserid, kindralid, kes olid ilma korralduseta, ilma loata, sest luba niikuinii ei antud taandumiseks. Taandunud lükati trahvipataljonides. 3 mehe peale anti ainult 1 buss. Ülejäänud 2 mehel tuli see vastaselt saada, kas siis kuklalöögiga või mis iganes. See kõrgendik oli Eesti omakaitsemeeste vastutusala. Siin omakaitseüksus, Eesti mehed, võitlesid praktiliselt viimase meheni, sest nad jäid piiramisrõngasse siia. Relvad olid suuremalt jaolt trofeerelvad. Omaaegne Iisaku kooli direktor on kirjutanud oma mälestustes, et talle anti Vene Dekterjovi kuulipildes suur ark jalgadega ja suur ketas peal ja palju ta moona anti, enne kui ta saadeti liinile 5 padrunit. Aitäh! Võid pikali visata, jumalast mõnus. Hea pehme moodi. Mulle tekitasi kus klaustrofoobiat, see on nii palju suur. See on suurem kui mõne korterni. Nojah, siis see on haavatav tatandati ka selle lavaga. Siin on need jäänused sellest märjast klaavist, mis oli nagu amfiibrattor läksin läbi. Et kui ma käin nii-öelda päris matkal, siis on ühes mahub täpselt priimus oma nõudega. Kui ma vaatan selle rattale peale, siis mina ütleks, et on tõsine motkamees, kes elabki kuskil metas enamus aega. Mõtlen seda, et
Ergil oli 4 last ja vanim nendest oli Friedrich Wilhelm Rembert, kes läks õppima Tartu Ülikooli diplomaatiat, aga siis, kui algas suur Vene-Prantsuse sõda, siis läks ta vabatahtlikuna rindele ja peagi oli selge, et areenile on ilmunud andekas sõjamees ja diplomaat. Kui ta oli 45 aastat vana, siis ta otsustas abielluda, aga juhtus nõnda, et tema väljavalitu oli temast veelgi vanem. Ja juhtus veel nõnda, et siis, kui oli määratud pulmapäev, siis diplomaat ja sõjamees oma tähtsamate kohustuste tõttu ei jõudnudki laulatusele. Aga et ta oli aadlik, siis aadlikul oli õigus saata mõrsja kõrvale asemik. Ja nii pandigi paar kirja. Ja alles 4 aastat hiljem sai tegelik abielupaar kokku. Nende peres ei olnud lapsi, aga tema vennal Gustavil oli 4 last ja Vene tsaar armulikult lubas lapsendada kõik venna lapsed. Ja nendest vanim oli Friedrich Georg Magnus, viimane Sangaste mõisa omanik. Kui te hiljem ehk vaatate paremale poole lossist oleva torni tippu, siis seal on tuulelipp numbriga 1881. Siis õnnistati loss, aga kulus veel 2 aastat, mille järel oli loss lõplikult valmis. Ja ehitati ta kohalikust punasest tellisest. Siis algas sõda, sõja ajal olid siin sakslased, aastateks jäi loss täiesti tühjaks ja 60. aastate teisel poolel alustati kapitaalremonti ja suvel hakkas siin tegutsema pioneerilaager. Need, kes on siin käinud, saavad suure nostalgialaksu, sest osa pioneerilaagri aegseid tubasid on veel alles. Tänan teid ja olge terved! Teile jääb siis üks poepeatus, kes veel soovib ja järgmine koht on siis kell 4 Sangaste kirikus. Aga Sangaste kirik on olnud selle koha peal alates 13. sajandist. Antud kirik ja hoone siin on 1742. Et teda on 5 korda on teda maha põletatud, enamasti oli Sangaste kirik puukirik. Maakirikutes on see probleem, et kui me tahame jõulude ajal natukene rohkem sooja saada, siis me terve ööpäeva kütame teda gaasipuhuritega ja siis me saame kuskil 10 kraadi. Suurimad ja ilusamad teenistused meil on loomulikult jõulud, siis me saame täis maja. Aga tegelikult üks ilusamaid pühasi, mida Lõuna-Eestis peetakse ja kus inimesed palju kirikus käivad, on tegelikult oktoobri 2. pühapäev, see on lõikustänupüha. Ja siis tuuakse altari ette kapsad, kaalid, porgandid. Põllumees on see, kes tegelikult ikkagi taevaisaga ei taha tülli minna. Kui sa teed sakraalkunsti, siis mitte kunstnik ei tee enam maali, vaid maal teda, et kui panna nüüd see maal, mis te sealt näete, mille nimi nüüd hoopis teine tulemine, näete sealt üks 7 kihistust. Seepärast, et Martti Ruus hakkas seda maali maalima, siis ta ei olnud üldse rahul Jeesuse portreega, siis ta ütles, et ta võttis kriitikat väga valusalt, sest kõik ütles, et Jeesus nägi välja kas nagu onu Bella või nagu Conchita Wurst. Ja ta võttis seda väga sügavalt ja ta maalis seda teistmoodi. Ta ei julgenud mulle ka rääkida, seal on näha ka vikerkaart ja vikerkaare värvid ja siis ta ütles, et no ma tean, et sa oled sellise konservatiivsete vaadetega, et noh, aga siit tuleb nagu see palett ja vastandvärvid ja ma ütlesin, ei, et kõik on korras, et vikerkaar on algselt ikkagi kristlik sümbol, sest see on noa leping Jumalaga, eks on ju. Lepingu märgiks on taevas vikerkaas, ütles Jumal. Aga ma teeksin täna teile ka ühe palve, mis aitaks teid ja teie rännakul. Ja taevane isa, hoia neid inimesi, kes täna on siin kirikus. Ole armuline, halasta neile, kanna nende vaimu, võta ja lase neil vaimust kasvada, võta ja saada neid oma kaitsevarju all nende rännakul siin. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu.
Head inimesed, ilusat head matka teile, vaadake, et vanakuri ei viskaks liiga palju liiva teie kettidesse, et jalad peaksid vastu. Nautigem seda, mida annab teile koos olemise ja osaduse rõõm ja tutkem ja teenigem oma iksendat rõõmuga. Kõike head teile ja olge hoitud oma rännakul. See ei ole nüüd küll nagu mingi bändi jaoks mingi liiga hilja, eks. Mingile vennale tuli parm kallale metsas. Ei tule! Ande pani põgenema! Õpin piloodiks, minu õppelennuk on see CLST isikelennuk. See on vana kolhoosi lennuväli, kust käidi väetist pilvamas. Eelmine nädal käisime Vispil ja sinna lennuaeg tund 50, tagasi lennuaeg tund 30. Et lennukil on praktiline väärtus. Tõelisest entusiasmist toimib kõik. Klubil on lennuk, see roheline häike ja seda võivad tegelikult klubi liikmed kõik kasutada. Aga mitte keegi pole mitte kunagi öelnud, et tead, et sul raha ei ole, sa ei saa. Kas sul on olnud ohuolukordi? Tiivade peale tekkis kerge jääkirvetus, aga see on üliohtlik sellepärast, et kuna tiivakuju muutub, siis tõste jõud kaob ära või väheneb, maandumine on kõige keeruline. Miks? Sellepärast, et neid tegevusi on hästi palju vaja teha. Kõige raskem on küljetuulega, kiiruse hoidmine ja
ja just nimelt see lõpuglisshaadi. See, kes häda maandub, sellel on alati nii-öelda eesõigus. Kas see start tundub lihtsam olema? See start on väga palju lihtsam. Et selle stardiga on tegelikult niimoodi, et ma arvan, et kui sa pool päeva harjutad, siis sa tõepoolest saad ka õppida. Kõik nad ütlevad, et ükski lennuk pole taevasse jäänud. Näiteks meie klubis on ka üks inimene, kes keeldub eksperimentaallennukiga lendamast. Miks? Ta ütleb, et me ei tea, kas on korralikult ikka hooldatud, see lennuk ei ole. See on su terve mõistus, sa ise enda elu ju annad selle lennuki kätte nii-öelda piltlikult. Sa pead olema veendunud, et see kõik on väga hästi tehtud. Kui see mootor teeb 4000 pööret, 5000 pööret, siis see teeb poole vähem. Ja sellel on põhimõtteliselt siis otseühendus väntvõliga ja propelleriga ja sellel on reduktoriga. Punkt number 1 on töökindlus. Hävituslennukiga on üldse see lugu, et seal on natuke teistsugused reeglid ka. Klubi liige on üks endine hävituslendur. Tema on olnud Mirage'i projektis ja on esimesi piloote, kes Mirage'i lendama õpetas. Kogu aeg on see müüt olnud, et see on nii kallis, et seda ei saa ju keegi lubada endale. Aga see ei vasta tõele, et kui sa tahad, siis sa saad ikkagi. Näiteks meie klubis on liikmeid, kellele on kingitud raha, et ta saaks hakata õppima piloodiks. Ja ta lendab täna. Tore, et võid vastaksite. Aitäh! Ja tervitusi Priidule. Ta on ka TTÜ lõpetanud. On, just. Siis ta äkki sellepärast ütles meid vastu loodetavasti. Taavi, miks see palk tee pealt koristamata oli? Oled esimesed teevad raja puhtaks. Mina ei olnud esimene. Väga ilus rada oli, kes on autos? Päästa alla ja siis tagasi panna. See oli sama mägi, ma arvan. Kas need olid tuttavad sulle? Kas need olid mingid nagu sellised vanad näod või nad olid mingid sellised vähem tuttavad? Pool. Selles mõttes nad olid vist, üks neist vähemalt oli, kes... Kõik on kõige maitsvam. Kõik on väga head. Aitäh. Väga hea. Laadja külge. Mina näen, siin ta ongi. Siin ta on. Mõned veerevad natuke paremini, mõned veerevad halvemini. Mõned on natuke suurem muster. Kuidas tõusu kommenteerid? Raske, pole piisavalt trenni tegi. Kus seal kast lapin kuldab? Peab keskusesse minema, nõudma. No nii, veerame siis. Ettevaatlikud laskud siis. Puutu ka ma arvan. Ja siin ka midagi toimub. Siuke vend, noh. Kuule, päris püss, noh. Vaata, kuule, ei mine ära sellega. Nii palju kaameras. Selle asja keerab pärast planeediks.
nagu juba traditsiooniks on saanud, siis tantsime natukene salsat rattamakal ka. Teeks kiiresti teiega täna siis läbi 3 tantsu. Nüüd liigume kõik vasakule. 1, 2, 3. Ja alla. Käed üles. Ja puusadest alla. Ja. Ja para. Pööre. Nice. Ja võtame endale kõige lähema või kõige kaugema tüdrukumehed. Üks mees on siin vaba veel ilma tüdrukuta. Tüdrukud, kus te lähete? Tants, mida me tantsime, on merengue. See on Dominikaani vabariigist pärit. Ja meil tekib siia alla selline tantsukoridor, jah? Nüüd me keerame seljad kokku. Mina lasen enda käed niimoodi alla. Siis lähevad künnad nukid üle, jah? Tantsida ka jakselist. Aga jätkame nüüd Eesti muusikaga ja... Vaatame, kas see pool teeb paremini. Ärgake, kes pole veel söönud, tulge sööge ära. Ma võtsin ka. Kui koormismasin on olemas. Kas see on ettepaks? Ettepaks. Esimesed stardivad juba praegu. Auto kõrval. Filmi on kuskil tagant poolt. Taavi sai sealt läbi, ei saa. Mina küll.
tehnoabid on need kõik. Tehnoabid on. Nii. Keelab keti paranduseks. Okei. Kett. See on oluline osa jalgrattast. Mul on kiirkinnitus olemas. On või? Jah. Oi. Püsti jäi. Ennegi sammas või? Kiirkapp. Üle Eesti on erinevaid energiasambaid, kus energia tuleb kas ülevalt alla või siis alt ülesse. Krollad seda lainalt tuleb nagu. Info tuleb, hakkab kohe joonistama. Otepää kohta võib öelda, et see on ka Eesti kõige kõrgemal asuv linn, ehk te olete praegu kuskil 150 meetrit üle merepinna. Kui nüüd hakkab uputama, siis Otepääl on ikka nina vee peal. Otepää linnas on elanikke umbes 2300, kust tuleb raha tuleb palkadest, kust tulevad palgad ja palgad on nagu nii-öelda tööstus- ja tootmisettevõtetes tunduvalt kõrgemad kui turismiettevõtjates. Et turism paljuski siin on elustiil, ta ongi elustiili ettevõtlus, sa annad tööd võib-olla endale, oma perele, aga tegelikkuses, kui te nagu ümberringi vaatate, siis ikkagi turism on see, mis nii-öelda annab selle visuaali rohkem. Tehvandi spordikeskus on loodud aastal 1978 ja Nõukogude Liidu talispordikeskuseks, siis see oli see koht, kus Nõukogude Liidu sportlased said siis teha trenni, et edukalt esineda maailmameistrivõistlustel ja olümpiamängudel. Tänapäeval Tehvandi spordikeskus pakub erinevaid võimalusi eelkõige profisportlastele, aga järjest rohkem ka tavalistele inimestele. Mõnedki erinevate riikide koondised kasutavad Tehvandit oma treeningbaasina. Teil on nüüd ka rattamatked, septembris on Tartu maratoni maastikurattaralli, on samuti saab alguse Tehvandilt ja on sama trass, mis on talvine Tartu suusamaraton. Ehk 63 kilomeetrit Otepäält Elvasse üle Kääriku ja Harimäe. Me igastest täname, tore. Aitäh, et tulite. Rääke meile. Me ise läheme edasi Tehvandile. Aga terviklikkusest ei ole puhastada või? Ei no, see on praegu natuke õuerkell, et see Sest sa ju sõidad ka Linnamäest veel üles, siis ta on uuesti muust. Vaatame, kuidas professionaalid teevad tööd. Keegi võiks targutada ka kõrval. Ei oska targutada. Nüüd tuleb. Peamehaanik tuleb. Tuleb targutama. Teist mehaanikut. Räägi, mis tahad valesti teed. No nii. Seda kõike peaks ühe käega suutma teha. Teises käed õllepudel. Mõnus. Ma ütleks. Mõnus. Too äkki paberit või siis saaks. Noh, eks oleme korras või? Õnnalt. No nii.
pane. Trepi jookseb ka kohe. Pane, viimased. Igaüks tuleb oma suust alla. Ei ole midagi. Need inimesed võtavad vihma sajab, aga me higid tere, Marku. Sina jälle siin. Jälle jookseb. Ma tõin sulle külma longer. Nii kena sinust. Pilt teed nii ja kellegi silmad kinni. Tunned niimoodi vaikselt õõtsus. Rohkem peale. Aga vaata, siin kasutavad seda klambrit, mida me ei kasuta, see, kus sa puurid augu ja siis paned ise keermestava poldi paned. Seal on Linnamägi ja seal on Kitikirik. Mägi on nüüd seal, liiva sükene tohlakas on seal ja seal on mingid... Ma mõtlesin seda Soome oma, mis Helsingis on. Linnanmägi, jaa, seal on Linnanmägi ja seal on Serena. See kaamera on jätkalt hea. Kui sõita ei viitsi, see on aga alati vabanda, seda ma filmin. Ei saa läbi, jah? Oi, lähme tagasi. Siit ei saa läbi, lähme tagasi. Kes sae võttis? Issand jumal, lipp võeti maha. Nii vihane rattur hakib puitu. Oho. Thanks. Oho. Thanks. Kuidas oli? Kuidas oli? Jõhkrad laad. Kuidas oli teie üle? Vägev oli, täiega vägev oli. Kuidas oli teie üle? Kuidas on esimesed emotsioonid? Oi, oli täiega mõnus. Miks panid jala maha? Siin on natuke vaja rajahooldust teha, et oleks hoog suurem, oleks nad nagu üle hüpata, aga siin nagu jäi hoost puudu. Teinekord peab tulema suurema hooga. Kurat, matka ei töö, kõik tegele matka on ju. Kuule, see ei filmigi või? Miks ma karjun siis? Ja võistlejad kvalifitseeritakse, sest lipp on maas. Kuidas juhtus niimoodi, et lipp pandi maha? Kuidas? No... See on miinuspunktid. Rada oli raske ja pidi kahjuks nii juhtus. Kogu mätta pillasin maha ja ei märganud õigeks ajaks. Ai, ja nüüd lased võistlejad eest ära ka. Ja, oi. Mentaalselt valmist ennast ette, kui sa oled nagu ühest künkast üles, teine ja kolmas ja niimoodi. See on ära toksitud. Seal ongi mingid järvekesed, seal ongi järved ju. Ei, ma ei käinud ketsu, aga karjääris ujudes välja tulles vaatasin talal. Ma ei saa aru, kuidas see juhtus. Kumb tõus kõrgem oli? See või apteekri maama?
ja tugevaim muinasjutu linn. Turbiiniga nii hea olla, tal oli nupp ka, millest sai kiirust sättida ja läks minema, kadus mitmeks nädalaks ära veel sellega. Ja siis, kui tagasi jõudis arstideni, siis üldse pulssi ei olnud enam. Ta oli mingi 3 nädalat, oli reisinud mingit Jänkistani turbiin südamega. Vaja pulssi tõsta, mulle pulssi ei ole. Ei tea, kas on seal põhimõtte küsimus. Ega seal puu all kuivemaks ei lähe. Me oleme muidu siis kunstiresidentuuri keskus. See näitus, see on nagu eriprojekt nüüd selle kultuuripealinna raames, et me ei tee seda näitust igal aastal. See on peamiselt siis ütleme välismaa kunstnikele, sest et see residentuuri formaat enamasti on selle mõttega, et sa lähed mingisse teise keskkonda oma tavapärasest rutiinist välja, õpidki mingeid uusi masinaid käsitlema. Siin käib ka doktorante, kes lihtsalt oma teadusalase tööga tegelevad, mis on siis kunsti või kultuuri või humanitaarteaduste valdkonnast. Siis meil on koostööprojektid kas muuseumite, näitusasutustega. Maastik, mida te läbite selle 3 kilomeetri jooksul, võib siis väga kiiresti vahelduda. Mitmekesisust siin leidub oma jagu. Ka loodusteadlased, kes siin käivad, ütlevad, et see on ütleme, siin selline tõeline pärl, et see loodus pakub nii kiiresti vaheldust. Kunstiteosed on siis mida siin tehakse, on siis tihtipeale kuidagi tehnoloogilised. Ja ka siin raja peal on mitmeid teoseid, mis on kuidagi interaktiivsed, teevad heli. Ja ma tõesti soovitan teil lugeda neid väikeseid nupukesi, mis on iga teose juures. Tilkuvad kujud luppivas metsas. Kus on väike kirjeldus teoste kohta ja kui listate seal QR-koodi ja klikite kodulehel, siis te saate natuke täpsemini lugeda ja varsti ka lähevad ETV2 eetrisse väikesed lühikese dokumentaalfilmid iga teose siis valmimise protsessist. Kui on tiivik seisab, siis on tuulevaikus, aga tegelikult ei ole. Oleneb sellest hobuse ja sellest, kui kiiresti ta kõnnib ja paras peavalu. Lõunale saab. Siia, ruttu, küsimusi esitamata kohe siia. Kollane. Kollane. Oi, aitäh. Sulle läheb kollane. Sa oled päikesepoiss. Ei paku sellist. Aitäh. Lõpuks keegi tänab ka.
kui tekib vajadus korraga paljudele inimestele midagi teavitada, siis mida kõrgem mast, seda kaugemale see signaal levib. Aga see ei tähenda seda muidugi, et neid väikseid ei võiks olla, sest näiteks kui meie mast töötab, siis väiksed saaksid autonoomselt neid signaale vastu võtta ja edasi levitada. Tartus praegu on 198 meetrit on Tartu mast. Tallinnas oli ka, aga see juba ammu lammutati ära enne 80. Nii kõrge, et 3 korda kõrgemale peaks drooniga lendama. Kunagi, kui saated käiku läksid, siis oli digitelevisiooni detsimeeterlaine ala saate ja pildi saate võimsus oli 20 kilovatti ja sinna antenni suunatakse mingisugused elektrilained, et kui palju neist sealt nagu elektromagneetlainetena välja kiirgab, mitu vatti soojuseks ajub. Mõõdataksegi selliste seadmetega, millel on nii-öelda kalorimõõte peal. Lastaksegi konkreetselt soojendada. Aga mis teie ülesanne siin on, mis teie põhimõtteliselt töötate? Kui kõik töötab, siis võtame külalised vastu. Aga kui ei tööta? Siis ma ei võtaks teid vastu. Aga ise lähed masti ka või sinna läheb teised poisid? Ei, no kahekesi valema, siis üksinda tavaliselt masti ei minda, liftiga. Kui tihti seda vaja on kasutada? No viimane kord käisime eelmine nädal. Kas võib hakata minema? Kuidas te läheb? Sinu jaoks on redel. Aga kiiver pähe. Kui alla kukud, see ei ole peadena. Ei, mitte alla kukkumise vastu ei aita midagi. Aga kui sa üles lähed, siis nendelt põikpuude ja igasuguste poltide ja mutrite vastu lööb pea ära. Ei no üldjuhul, kui on niisugust suuremad tööd, siis tulevad rohkem mehi, sest et kui on vaja midagi üles või alla liigutada, siis peab olema ka vints. Kas siis nöörvints paigatatakse või siis seal all on trossvints, sinna, trossid lähevad sinna 310 meetri peale ja siis trossidega liigutatakse neid koormusi. Programmi kontrollimis, oscillograaf, display, nupud siin saab vaadata, mõõta signaali, keegi küsis, kuidas amplituudi mõõta ja üks asi on sageduses, et mida kõrgem sagedus, seda kehvemini ta levib mastis. Mastis on 8 märgutuld, 4 vilkuvat ja 4 stabiilselt põlevat. See osa lampe on nagu ära kustunud, aga me oleme järjest nagu vahetanud neid. Kui talle jäätükk näiteks peale kukub ja kätti läheb, siis tuleb ka vahetada. Olles elanud aastaid New Yorgis, suurlinnades ja melus, et siis oli meil üks konkreetne asi, et kui me Eestisse tagasi tuleme, siis me hakkame tegema midagi muud ja linnadest väljas, ehk siis hakkame tegelema tootmisega. Siin olid ilusad kuplid, otsustavaks said sellel kinnistul olevad veekogud. Õunapuud on valitud niimoodi, et nendest õuntest saab hea siidri. Siidri tegemiseks on vaja vähemalt 3 omadust, et õun on väga mahlane, õun on magus, on põnevad maitsed. Teeme siidreid, teeme veine või õunast mahlapressid, siis mahlasus on tavaliselt 50–70%, aga see viljaliha on siis kuskil 30–50% ja see on kõik tervislik ja söödav. On selline äge toode nagu kiudainerikkas õunapüree. Kui me mahla teeme, siis kõrval juba see mass jookseb järgmisse seadmesse, seal sõelutakse välja seemned, kambrikestad, need rootsud, suhkrud ei lisa ja lisame ka täiendavalt kiudaineid. Me väärindame selle väärtuslikuks toiduks inimesele, mitte lihtsalt toiduks, aga targaks toiduks. Sa ei söö ainult ise, vaid sa, mida iganes sa sööd, sa toidad baktereid, kes sinu eest seda seedimist ja kõhu mikrofloorat korras hoiavad. Seda ei saa jaeketist, et me ei lähe läbi jaeketi, kuhu pannakse oma 50% veel marginaali vahele. Pigem tootjalt tarbijale, nii otse kui võimalik. Aga kas te toodategi ainult oma õuntest? Siiamaani oleme oma õuntest tootnud, jah. Aga siis tootmine ongi põhiliselt sügise ainult või? Aasta ringi.
et mis asi on talveõun, eks, ja talveõun on see, mis talvel on puu otsas ja millest jääsiidrit tehakse, arvab mõni. Toodang läheb välismaale ka, kes see peasihtgrupp on, restoranid või? Jaeketid, restoranid, tahaks loomulikult ja kogu see suur võimekuse kasvatamine oli eesmärgiga ekspordiks. Sõna kodas, see, kus te praegu viibite, võõkeeles tähendab ta kotkast, nii et kodasööpesa on kotkapesa. Suured tänud. Suur tänu. Ja teile ka. Kohtumisele. Väga vahva. Kohtumisele. Keegi mäletab seda tujurikkuja klippi, et täna suitsu ei tee. Tuleb tuttav ette. Tuli käega siit päiksekiiri kõhu pealt maha pükkida. Oled sa kindlalt see õige?
kahju, et läbi saab. Kas siin on lõpp või ei ole, palun? Rahvas, kes tahab veel külma Red Bulli külmikust, võtke vardad rattaküljest ära, lipud varda otsast ära, kambrid ära. Kes siis tahab veel Rattamatka klubi puhvi osta 5 euroga, olen hetkel siin ka hobiku kõrval, saab minu käest osta ja Rattamatka klubi T-särgi.